Vettpidav lahendus märgadesse ruumidesse. Kiildo fiiberkumm hüdroisolatsiooni süsteemi abil. Enne hüdroisolatsiooni ja plaatimistöödega alustamist veendu alati konstruktsioonide sobivuses märgadesse ruumidesse. Vajadusel pahteldatakse seinad Kestonit TT seinapahtliga. Kuivanud seinapinnad Lifi liivapaberiga ja pühitolm. Seejärel krunditakse Kiildo fiiberkumm primeriga vastavalt juhisele. Kipsplaat ei vaja kruntimist. Kui krunt on kuivanud, kantakse Kiildo fiiberkumm hüdroisolatsiooni mastiks esmalt vuukidesse, nurkadesse, läbiviikude ümber ja teistele erinevate materjalide liitekohtadesse ning värskele fiiberkummile kinnitatakse Kiildo nurgatugevduslint nii, et lint kastub korralikult läbi. Läbiviikude tihendamiseks kasutatakse valmis veekindlaid läbiviigu tugevdustükke, mis sobivad 55 mm veetorudele ja 110 mm kanalisatsioonitorudele. Väiksema läbimõõduga toru läbiviigu tihendamiseks lõigatakse 10x10 cm suurune tugevduskanga tükk. Tüki keskele lõigatakse toru välisläbimõõdust 4 mm väiksem ava. Toru ümbrusse kantakse pintsliga fiiberkumm ja tugevdustükk lükatakse toru peale nii, et kangas ümbritseks toru mansetina ja seejärel hõõrutakse kinni. Kui tugevduslindid on paigaldatud, kantakse kogu seinapinnale üks kiht fiiberkumm hüdroisolatsiooni mastiksit. Kõige mugavam on kasutada rulli. Pinnale kandes jälgi piisavat kihipaksust. Esimene kiht kuivab normaaltingimustes umbes 2 tundi. Kui pind on täiesti kuivanud, kantakse rulliga seinale teine kiht fiiberkummi. Peale teise kihi kuivamist tuleks kontrollida, et mastiksit on kasutatud piisavalt. Seinal peaks kulunorm olema 0,8 kilogrammi ruutmeetri kohta, mis tähendab kuivanult 0,4 mm paksust kihti. Tolm eemaldatakse tolmuimejaga, seejärel krunditakse põrandapind start primeriga segatuna veega suhtes 1:4 ning lastes kuivada.
Põrandaküttekaabli võib kinnitada kuumliimi abil. Kestonit Thermo on tugevduskiude sisaldav põrandatasandussegu. Parema tulemuse saad pinda siluriga viimistledes. Kasutades pakendil näidatud maksimaalset veekogust, tuleb segust hästi valguv segumass, mis sobib laustasandamiseks. Kallete andmiseks tuleb kasutada miinimum veekogust. Enne plaatimisega alustamist määra kindlaks plaadi jaotus, et vältida nurkadesse jäävaid kitsaid plaadiribasid. Sirge rea saamiseks kinnita seinale juhtlatt, kasutades horisontaali määramiseks vesiloodi ning paigutades juhtlati teise plaadirivi kõrgusele. Alumine plaadirida kinnitatakse peale põranda plaatimist. Kanna Kiildo Profix plaatimissegu segukammi sileda küljega seinale ja seejärel kammi lahti. Jälgi, et plaadisegu oleks seinal piisav kiht. Seinaplaatide kinnitamisel kasutatakse tavaliselt 6–10 mm hammastusega segukammi. Kanna segu pinnale, mille jõuad plaatida umbes 15 minuti jooksul. Ühtlase horisontaalvuugi tagamiseks võib kasutada erinevaid vuuginööre. Plaadid surutakse tugevalt värskele segule ja nihutades plaate kergelt külgsuunas, saadakse segu hammastus tasandatud. Piisavat segukihi paksust saab kontrollida näiteks eemaldades ettevaatlikult plaadi segust ja vaadates, kas plaaditagune on ühtlaselt seguga kaetud. Lõikamist ja läbiviikude puurimist vajavad plaadid on mõistlik teha lõpus eraldi, et mitte ületada plaadisegu avatud aega. Plaadid vuugitakse Kiildo vuugitäidisega. Vuugitäidise valmistamisel tuleb alati kasutada ettenähtud veekogust, et tagada vuukide ühtlane värvitoon. Alusta vuukimist seintest. Kanna vuugitäidis pinnale 45-kraadise nurga all vuukimislabi taga. Suru vuukimislabidat tugevalt, et vuugid täituksid põhjani. Kui vuugitäidis on kuivanud,
15–30 minutit võib üleliigse vuugitäidise plaatide pinnalt maha pesta. Pesemisel kasuta hästi kuivaks väänatud käsna, et pesuvesi ei juhuks ära vuugitäidise värvipigmente ja vuugid ei jääks kirjud. Kahhelplaatide vuugid võib viimistleda näiteks paksu elektrijuhtmega. Peale pesemist pind puhastatakse näiteks puhta lapiga. Kuiv põrandapind lihvitakse ja puhastatakse hoolikalt. Kõige parem on tolmu eemaldamiseks kasutada tolmuimejat. Peale puhastamist põrand kruntitakse kiildo fiibergum primeriga vastavalt juhisele. Krunt kuivab sõltuvalt töötingimustest umbes 2 tunniga. Hüdroisolatsiooni tööd saab kiirendada lõigates nurgatükid eelnevalt valmis või kasutades kiildo sise- ja välisnurga tugevdusi. Põranda ja seina ühenduskohta paigaldatakse kiildo nurgatugevduslint.